Täpselt nii nagu põdradki elavad ka kitsed sügaval metsas. Teinekord eksivad nad aga linna või kondavad suure tee peal ja tekitavad palju segadust. Eks iga autojuht ole nendega kokku puutunud. Saaremaa mees Indrek märkas eelmisel kevadel tee peal ühte tillukest kitsetalle. Seisis teine täpselt keset teed. Kui nii mõnigi autojuht poleks ehk kiirustki vähendanud, siis Indrek on teisest puust ja pidas masina kinni. Vanem poeg, nad tee pealt leidsid selle. Ja siis nad võtsid auto peale, sest ta oli nii nõrgukene ja tõid ta siis koju ja küsis, et kas ma olen nõus teda toitma. Ja siis ma teda toitsin, kasvatasin. Ta kõht oli äärmiselt tühi ja siis tegime piima soojaks, andsime tast natuke piima ja ta sõi selle kohe ära ja ta oleks veelgi tahtnud, aga ei julgenud anda, sest kõht tühi siis teeb äkki kõhule liiga. Risti ja viletsust. Saaremaal Pöide vallas Kopli talus elab ju veel teisigi loomi. Pereema Ülle Mardi kartis, et äkki koerad Maso ja Perla teevad pisikesele metsaelukale liiga. Nad ju siiski looduslikud vaenlased, aga võta näpust. Midagi hullu ei juhtunud. Algu nad kartsid ja võõristasid, aga siis, kui juba aeg edasi, siis koer Maso võttis ta nagu rohkem omaks, aga kass käis kohe tülinurimust taga. 9 last ilmale toonud Ülle arvas, et tema laste norm on täidetud ja lutipudelitega mängimise aeg on möödas. Paraku on elul alati mõni üllatusvaruks. Nüüd tuli kitsekest lutitama hakata. Esimesed nädalad uues kodus möödusid ärevalt. Esialgu polnud keegi kindel, et väike orb üleüldse ellu jääb. Ajapikku aga kitsedal kosus. Kui oli selge, et loomak enam hinge ei heida, tuli hakata mõtlema ka nime peale. Lõpuks otsustati, et Tšopu on igati ontlik kitsepreili nimi. Tšopu aga muudkui sirgus ja tema elurõõm nakatas ka teisi pereliikmeid. Pisiperepäevad möödusidki kitsega mängides. Jooksid meie järel kogu aeg, kui me jooksime ja karjusime mööda õuet. Kartsid sa ka teda või? Ei. Aga siis korda mööda ajasite üksteist taga või? See on nagu kullimäng või? Jaa. Ajad sind ka taga või? Ma ei tea tõesti. Kui ma jooksin kitsest ära, siis kits jooksid mulle kogu aeg järgi. Kui me seal porirallit tegime, siis kits pani siukest porirallit, et me saime koguni poriseks. Kui te nüüd mängite, mis mängusid te mängite? Tšopo otsi mind taga ja mina lähen peitu. Mängite peitust taga, jah? Jah. Ja siis otsis ta mind taga ei leidnud. On ta selline hea peituse mängija, kas ta tavaliselt leiab su üles ikka? Jaa, mul on ainult Tšopo ja Kusti on Marietta oma. Kes on Kusti? Kass. Siiski polnud pereemaal plaanis kitselapsest kodulooma teha. Kuigi pisipere ei tahtnud Tšopu metsalaskmisest midagi kuulda, siis pereema oli oma otsuses raudpolt kindel. Metsloom peab olema vaba. Ja siis, kui ta jälle tuli metsas, siis ta jälle näitas, mida ta õppinud oli ja siis ta viskas oma hüppeid ja jooksmisi ja need olid ikka siuksed fantastiliselt, mis ta mulle näitas siis jälle. Ja iga kord oli midagi erinevat. Nii et kõik, iga ükski kord ei olnud siuke ühetaoline, vaid ikka erinev. Et uhked trikid. Algul oldi veidi hirmul, äkki Tšopu ei tulegi enam tagasi. Päris ära kolida aga kitsepreilil plaanis polnud. Tegi vaid metsas väikesed ringid ja võttis jälle aga kodutee jalge alla. Ta käis toas söömas, et ukse taga ikka häälitses ja siis me lasime ta sisse. Siis ta tahtis süüa saada, enne toast välja läinud. Aga vihma sadas ta välja ei tahtnud minna. Koeraga vaatasid mõlemad ukse pealt, kuidas vihma sadas ja ei läinud kumbki välja. Ja nii nad olid seal väga kaua. Et ega loom lolli ole, ei taha merjaks. Järelikult. Kuigi metsaelu on hakanud Tšopule meeldima, siis väga kaugele ta ei tihka veel minna. Hommikuti saadab ta lapsi koolibussi peale ja jääb neid nukralt bussipeatusesse ootama. Bussirahvas vaatas kõike ikka puldis silmadega, et nagu uskmatu vaade, et ei ole ikka ennem näinud. Ja. Mul ükskord läksid lapsed jälle bussi peale ja helistavad äkki, emme, tule ruttu, Tšopo on bussipeatus. Mina muidugi kohe sinna ja ongi, tema ootab lahtega seltsis bussi. Ja siis, kui buss ära läks, siis ta oli nii õnnetus, et lapsed läksid bussi peale. Lastehääled on Tšopule justkui magnet, mis paneb loomakese risti vastu oma instinktidele käituma.
Ükskord läks ta suisa Tornimäe lasteaia juurde. Siis oli uudistajaid palju ja mõnele ajas metsaelukas kohe hirmu naha vahele. Aga eks vaatamist oli paljudel. Nii et kui ma talle siis mulle helistati, et ta on siis, ma tulin talle järgi, panin ta autosse ja siis läksime tagasi metsa. Tšopul on vedanud, et tal on ka teine kodu. Jahihooaja alul kappab ta kohe kodu poole ning hoiab siis maja lähedusse. Eks tunneb vist, et seal on turvalisem kui metsas puude varjus. Kits on ka targemaks saanud, kui jahihooaeg on, siis tuleb ruttu koju, jah? Jah, siis ta millegipärast on kodu lähedal Karjamaal või siis seal metsavarjus, aga jah, ei ole kuulda olnud see aeg, et ta kuskil metsas kaugel on ja pidevalt me nägime teda ikkagi oma põllu peal, kui oli see jahihooaeg. Ülle on oma lapsi kasvatanud ikka selles vaimus, et iga elusolendi elu on püha ja heast peast ei tohi kellelegi liiga teha. Nii ongi sealt perest kasvanud hoolivad inimesed, kellest iial loomapiinajaid ei saa. Mis tunne endal üldse on, et niisugust kontakti saavutada metsloomaga? See oli vägev tunne, sest see, mis on vabas looduses ja mida ma näen kaugelt, see ei ole see, kui ma näen teda silmast silma või katsun teda käega. See on selline, seda ma ei oskagi öelda, sest see on haruldane tunne. Mõni hetk on ilus, ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Kuigi mõned inimesed toovad hoolimatuse ja julmuse põhjenduseks oma raske elu, siis Mardi pere arust on see rumal jutt. Ka neil on raske elu olnud. 5 aastat tagasi põles jõuluõhtul nende maja maani maha. Ka see ei teinud Mardi perest jõhkardeid, kes oma viha kogu ilma peale välja valavad. Risti vastupidi, sest siis said nad tunda teiste inimeste abi, kes aitasid uue maja püsti panna. Ülle Mardi on enamasti üksi pidanud laste kasvatamisega hakkama saama. Kogu taluelu korraldamine on olnud õblukese naise õlul. Ülle viskab nalja, et mis sa ikka hädaga teed, kui jobule mehele läksid ja mehest tolku pole. Õnneks on saare naised aga kanged, niisama halamisega aega ei raisata. Tänaseks on Ülle Mardi vanemad lapsed juba kodust lahkunud, aga 4 pisikesest tuleb veel inimesed voolida. Seda tööd Ülle ei karda ja teab, et kuidagimoodi saab ju alati hakkama. Seda enam, et lakkekrantsist mees lasi jalga ning tema toitmise peale rohkem raha ei kulu. Muretsema paneb suure südamega pereema aga hoopis Tšopu. Ei tea, kuidas ta metsas kohaneb ja annaks jumal, et ta oskaks ikka jahimeestest ja autodest eemale hoida.